Tervist, vaatate Fotograafiska juttude teist episoodi. Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja minu külaliseks on täna Märt Avandi. Tere, Märt! Tere! Ma alguses tekitaksin sulle kohe üsna ebamugava enesetunde sellega, et mina lapsena üles kasvades, minu elus oli kõigepealt selline asi nagu Kreisi raadio, mis on siis kogu sellest protsendist, mis mina olen oma elus naernud, siis üsna hea hulk on Kreisi raadio looming. Ja pärast Kreisi raadiot tuli Tujurikkuja, mis on teise päris hea portsu võtnud sellest kogu minu elu nii-öelda naerdud naerust. Ja nüüd päris pikka aega minu silmis vähemalt Eestis ei ole enam olnud mingit sellist asja, mis tervet Eesti rahvast niimoodi suudaks naerutada, nagu Tujurikku seda väga efektiivselt suutis ja nagu Kreisi raadio seda väga efektiivselt suutis. Nii et sinul on siis niisugune üsna suur koorem kanda ja mina väga ootan ja loodan, et mingisuguste järgnevate aastate jooksul võib-olla me saame mingisugust nii-öelda uut grupeeringut või mingisuguseid inimesi näha, kes midagi sarnast suudaks teha. Ja sellel inimeste naerutamisel ja meelelahutusel on just äärmiselt oluline roll sellisel ajal, nagu meil praegu on, kus kõik on üsna niisugune morn, keegi liiga entusiastlik tuleviku suhtes ei ole. Ja sellepärast esimene asi võib-olla, mis ma tahaksin küsida, on see, et aasta aega tagasi, kui kogu see asi pihta hakkas, siis missugune tollel hetkel oli sinu ja võib-olla ka sinu kolleegide nii-öelda suhtumine sellesse, kui järsku päeva pealt öeldakse, et enam, ma ei tea, teatris ei saa proovi teha või järsku on nii-öelda elu pausile pandud? Võrdlemisi kerglane suhtumine, nagu ma arvan, et suuremal osal teistest inimestest nii Eestis kui üle maailma. Ega ei osanud ju arvata mitte midagi ja umbes täpselt aasta tagasi, ma mäletan, oli see 12. märts, kui esimene etendus ära jäi ja siis riburada pidi kõik järgnevad ka. Ega ma ei suhtunud sellesse väga tõsiselt, sellesse koroonapuhangusse, nüüdseks juba pandeemiasse. Täna siia sõites, Tallinnasse sõites, kuulates jälle järjekordseid arve, mis on sama nukrad nagu kõik eelnevate viimaste päevade numbrid on olnud, siis seda seisu ma ei osanud ette näha, jällegi nii nagu suurem osa teistest, ma arvan. Nii et see suhtumine oli alguses pinnapealne ja valdav arvamus oli ikkagi see, et see kohe saab läbi ja kõik läheme rõõmsalt edasi ja tegelikult see ju nii oli ka, sest et suvi läks ju ikkagi pumps vallera, kõik oli väga hästi. Nii et me oleme jõudnud sellesse punkti, kus me praegu oleme, on ikkagi, minul ikkagi üllatus. Ma olen kogu aeg naiivselt arvanud, et see kohe saab läbi ja tegelikult see on naiivne hoiak saada mind tänini. Sellel ei ole mitte mingisugust ratsionaalset põhjendust, aga ometi ma loodan ikkagi täitsa siiralt, et suvi on jälle pumps vallera. Aga kuidas kolleegide seas suhtumine oli pigem samasugune nagu sinul või oli mingisuguseid tumedamaid eeldusi ja ootusi ka? Pigem ei olnud ja ega tegelikult ma käisin eile hommikul teatris, kuna korraks teatrist läbi ja seal olid veel kolleege, kes tegid nii-öelda, ongi raske öelda, kas nad tegid proovi või ei teinud, see on küsitav, mida nad seal täpselt tegid, aga mõned kolleegid olid ja tegelikult on suhtumine ikkagi endiselt võrdlemisi positiivne, üsna heatujulised on ikkagi kõik, vaatamata kõigele, sest et ma alati mõtlen nii ja ma arvan, et ka paljud minu kolleegid mõtlevad nii, eriti need, kes on Riigiteatri palgal. See on väga oluline aspekt selle juures, et on inimesi, kellel on palju halvemini. Ja jälle kuulates neid numbreid, teades, kui palju inimesi on kaotanud töö ja tegelikult on täiesti meeleheitel. Et kui ma vaatasin seda autorongkäiku, kes ka minu akna alt siin mööda sõitis siin paar päeva tagasi. Ja esimene reaktsioon oli kaunis pire, aga siis ma hakkasin mõtlema, et esiteks, kui ma niimoodi piredalt või tigedalt või ka teatavat üleolekut on selles suhtumises, oli minu suhtumises, kui ma seda muudkui endast tekitan, siis kui palju ma olen parem sellest inimesed, kes seal autos üritab üsna agressiivselt oma vabaduse eest võidelda. Ja paljud nendest inimestest on tõepoolest meeleheitel. See on ju selge. Inimesed on pankrotis, inimesed on kaotanud oma töö, oma igapäevase leiva
ja tulevik on tume, neil on võib-olla on kõik kokku kukkunud või inimesed, kes on näinud näiteks oma ettevõtte nimel vaeva võib-olla 10-15 aastat on üles ehitanud ja nüüd on see aasta jooksul kõik kokku kukkunud. Nii et selliseid näiteid on väga-väga palju ja seega ma ei mõista neid inimesi hukka, kes on seal autodes ja üritavad tänu sellele või oma olukorrale tegelikult ennast väljendada. Seega jõudes nüüd selle küsimuse juurde tagasi, et meie teatrinäitlejad, kes meil teatripalk ikkagi veel jookseb, kuniks saame näha, oleme ikkagi võrdlemisi heas seisus ja kui meie hakkaksime jalgu trampima ja jonnima, siis ei oleks väga täiskasvanulik käitumine, ma arvan. Aga sellel viimase aasta jooksul, mis on sinu jaoks olnud mingid asjad, mis on sulle kõige rohkem võib-olla meelelahutust või mingisugust nii-öelda meelekergust pakkunud või nii-öelda sära silma toonud, ütleme nii. Noh, kuna see ilmselt see küsimuse teravik oleks suunatud sinna, et justkui midagi, mis toimub meedias või kuidas mind lõbustatakse, seda on võrdlemisi vähe ikkagi olnud. Seda on ikkagi peaaegu olnud, ma ei oska ühtegi näidet tuua. Et mind on lõbustanud minu lapsed, nad on väga naljakad, väga lõbusad nendega vahetevahel. Kuidas sa näed, et neile on mõjunud see olukord? Ikka mõjub, jah. See on hea küsimus. Selles mõttes, et minu Helmi on 6-aastane, tema käib lasteaias ja kuna lasteaias on veel võimalik käia praegusel hetkel ka, eelmisel aastal kevadel ta tõesti peaaegu paar kuud olime siis kodus, eks ole, siis ka sel hetkel oli ta 5-aastane, 5- ja 6-aastasel on see keeruline. Kuidas sa seletad talle, et sa ei tohi sõpradega mängima minna, sellepärast et see 2+2 kehtib ja ta ei tohi lasteaeda ka minna ja ta üldse oma sõpru ei näe. See oli päris keeruline aeg selle koha pealt leida tegevust. Hermanile, kes on 11-aastane ja käib 5. klassis, temal see istub, see koduõpe. Ta saab sellega hakkama, see valmistas alguses raskusi. Aga meie pere vaimse tervise seisukohalt ei ole häda mitte midagi. Muidugi on mul endal, jah, nipet-näpet, ma ütleksin nipet-näpet selle kohta just täpselt sellel põhjusel, mida ma enne kirjeldasin. Noh, on mingid lavastused, mis on jäänud vaeslapse ossa tänu sellele, et me lihtsalt ei ole saanud neid mängida. No, Tartu uues teatris on Anne lahkub Annelinnast selline lavastus, mis on meile väga armas, kes me seda mängime Maarjaga. Aga seda me oleme saanud selle aasta jooksul mängida vist 10 korda või. Ja Endla teatris on samuti paar lavastust, mis olid, esikas oli ära ja siis tegelikult peaaegu, et rohkem ei olegi mängitud. Et sellest on kahju, muidugi on kahju, aga jällegi on olulisemaid ja on keerulisemaid asju maailmas kui see üks lavastus. Kui sa oskaksid mulle öelda, et mis oli sinu jaoks võib-olla esimene mälestus, mis sul tekib sellega, kui lapsepõlves mingisugune asi sulle tõesti pakkus nagu väga kõva ja vinget meelelahutust? Meelelahutust. Kunst, teater, raamat, mis iganes. Mina mäletan neid hetki küll. Ma olen võrdlemisi vähe käinud teatris. No, ma mõtlen lapsepõlves. Ema ja vanema mind aeg-ajalt viisid, aga ma mäletan küll, see oli Merle Karusoo lavastus Pirgu mõisas, ma ei mäleta, mis see pealkiri oli. Ja Marko Matvere mängis mingisugust opakat tuletõrjujat näiteks. Ma mäletan, et ma naersin niimoodi, et mu emal oli minu pärast piinlik. Ja siis ma mäletan mingit Kuldse trio kontserti Rapla kultuurimajas, kus Peeter Oja tegi niimoodi nalja, et emal oli jälle minu pärast piinlik. Sest ma naersin, kõõksusin ja kukkusin tooli pealt maha. Et on mingisugused sellised eredad mälestused. Nüüd tagantjärele hinnates neid, ma arvan, et sealt läbi nende selliste need on üksikud mälestused, väga eredad lihtsalt, aga sealt hakkas kujunema minu arusaam huumorist. Ma Peeter Ojast pean siiamaani väga lugu ja Marko Matverest samuti. Ja ma olen nõus sinu alguse jutuga, et ka Kreisi raadio on mind väga palju kujundanud. Ma olin siis selline hilispuberteet, kui Kreisi raadio oma tegusid tegema hakkas 90ndate lõpus ja ma olin vasika vaimustuses Kreisi raadiost. Nii raadiosaadetest, aga kui mina avastasin nad alles siis, kui nad televiisoris tegid oma vana-aasta õhtu saateid. Ja see oli midagi täiesti elu muutvat minu jaoks, et kuidas saab nii vaimukalt teha, sest et meil on My Cup of Tea, mis puudutab huumorit väga kohe. Ma mäletan kõiki neid saateid ja mul olid ikkagi need sketšid peas, nagu ka paljudel teistel.
ja need on need mälestused ja tõepoolest Kreisiraadio on ilmselt kõige tugevam nendest mõjutajatest. Missugust meelelahutust sa oma lastele proovid pakkuda või kas on mingeid asju, mis sa oled nii-öelda proovinud? Mina mäletan, minul ikka lapsepõlves isa alati andis ette, kas loe seda või luges ette mingisuguseid asju ja minuga see nii-öelda huumorisoon ja see, mis mulle meelelahutust pakkus, väga tugevalt kasvas välja tänu sellele, et ma üsna tugevalt kiidan heaks oma vanemate nii-öelda selle huumori valiku. Kas sa mingit moodi ka proovid ikka lastele kuidagi mingit suunda kätte näidata? Jaa, proovin. Helmi on veel natuke liiga väike, et kujundada tema huumorisoont, et veel tuleviku muusikaga Hermani huumori taju ja see arusaam huumorist on midagi, mis mind väga uhkeks teeb. See kõlab võib-olla upsakalt, aga tal on minu moodi huumorisoon, ma arvan, et see on väga hea. Mul on endal 4 väikest õde venda, mitte ükski asi ei tee mind rõõmsamaks kui see, kui ma näen, et nad teevad mingit nalja, mis on täpselt minu sorti nali. Mu kõige noorem väike vend, ma ei mäleta, kui vana ta oli võib-olla 4-5 aastane ja ta tegi oma vanem õde on tal, ta nimi on Anni ja siis ta tegi siukse nalja, et ta kogu aeg ütleb, et Anni on loll, eks ole. Ja siis üks päev ta ütles, et Anni on loll, näe, ajalehes kirjutab. Ja siis ta oli ajalehe peale, oli kirjutanud, et Anni on loll. Näitas ja mul oli see, et vot see on, see teeb mul nagu, kui 5-aastaselt suudab siukse nalja teha, siis mul on siuke tunne, et okei, et siit võib head asja. Absoluutselt. Need märgid on täpsed, ma arvan, et need on õiged. Jah. Kas sa arvad, et huumorisoon või selline kunstisoon on üldse mingisugune asi, mida me pärime oma vanematelt või kui palju sellest tuleb kasvatusest? On sul mingi arvamus selle kohta? Väga hea küsimus ja mul ei ole õrna aimugi. Ma arvan, et see on ikkagi geenides ka natuke, jah. Ma ei tea. Mul puudub igasugune teaduslik alus selle välja ütlemiseks. Mul ei ole õrna aimugi, aga mulle tundub nii lihtsalt. Ja mõni teadlane võiks selle kindlasti ümber lükata või siis kinnitada. Aga Hermanit vaadates me saame huumorist väga ühtemoodi aru ja kasvatusest ka loomulikult, sest et ta on selles keskkonnas, ta kasvab ju meie kodus, ühises kodus ja minu abikaasa samuti, kellel on ülimalt must huumorisoon, mida ma ka väga imetlen. Nii et Herman ja Helmi on kogu aeg selle sees igapäevaselt, loomulikult see mõjutab ja kujundab neid. Ja Hermanile ma küll söödan ette, mingisuguseid asju, me vaatame koos mingisuguseid seriaale, filme, nii lihtsalt filmiklassikat kui ka lihtsalt neid filme, mis mulle endale pakuvad pinget ja ka huumori seisukohalt. Et ma vaatan ka kui näiteks mingi Ricky Gervaisi filme või Ricky Gervaisi seda Humanityt, ma nüüd natukene, siis ma proovin Hermani peal, et kui palju ta haarab või kui palju veel natukene puudu jääb, sellepärast, et on 11-aastane alles. Humanity oli veel natukene liig, sest et see inglise keel on pisut keeruline ja see selle vaatamine nõuab konteksti valdamist ja seda tal veel ei ole. Aga paljud teised, et Borat on ikkagi mitu korda vaadatud ja ka teine osa ja seal võib-olla läheb nõks ka minu maitse piirist vähekene üle, aga mõni mõis, küll ta ise teeb omad järeldused ja Seth MacFarlane talle väga meeldib, et me oleme Million Ways to Die in the West oleme vaadanud ja Ted'i ja Family Guide ka, et see mina luban oma 11-aastasel pojal pere pead vaadata küll, ma arvan, et tark mees teeb sealt omad järeldused, kuigi see on lausa võigas kohati. Mis sa arvad, mida kunst, näiteks teatris, sina praegu, eks ole, töötad Endla teatris, varem Draamateatris töötanud. Kui sina näitlejana laval oled, siis mida sa tunned ja see võib olla täiesti meelevaldne pakkumine, kuna sa teada kindlasti ei saa, aga mida sa tunned, et teater nii-öelda kõige paremas vormis või kunst kõige paremas vormis suudab sellele vaatajale pakkuda? Jah, on väga erinevat sorti teatrit ja minule isiklikult pakub kõige rohkem pinget pakkuda ikkagi publikule emotsioone. On teatrivorme, mis on ikkagi selline hariva suunitlusega, ütleme siis nii, et kui meil oli teater, siis see oli pigem ikkagi selline ühiskondlikult väga terav ja tahtes midagi kindlasti öelda ja midagi kuidagi moodi publikut ka harida. Absoluutselt, ma aktsepteerin seda, aga mina laval olles mulle pakub endale kõige rohkem pinget, kui see, kuidas ma ütlen, see õhk säriseb, kui see niinimetatud teatri ime sünnib.
ja see on ikkagi emotsionaalne. Selline väga-väga hea psühholoogiline draama pakub minule endale kõige rohkem ja kui see on hästi mängitud, siis see pakub ka publikule. Ja see on minu arvates teatri kõige tugevam külg ja see, mida ma teatris hindan ja miks ma seda tööd ikka veel teha tahan. Kas sa oskad tuua mulle mingisuguse näite, mis on olnud sinu jaoks näitlejana, asi, mis on sulle kõige rohkem seda tunnet pakkunud, et sa teed midagi, mis on oluline, inimesi puudutab ja ka vaatajana midagi, mis on sulle tõesti pakkunud elamust ja tekitanud niisuguse tunde, et vot, et sellepärast võikski teatrit teha? On küll, no, õnneks on mul võrdlemisi lühikese karjääri jooksul, ma olen umbes 16-17 aastat olnud näitleja. Selle aja jooksul on mul päris mitu sellist tööd, mis vastavad sellele kirjeldusele. Kõige lähemast minevikust on ilmselt ikkagi Aadama õunad, mis on üks kõige tugevam lavastus minu meelest, kus ma olen olnud üldse. Aadama õunad oli siis Priit Võigemast ja Hendrik Kalmeti lavastus, mida mängitakse loodetavasti sellel suvel ka, kui meil on Pumpsvall ära, siis mängitakse seda ka veel viimast suve Naissaarel. Ja see on väga tugev lugu, väga hea trupp ja väga tugev lavastus ja väga õige koht mängimiseks. Ja ühesõnaga, seal peab olema päris mitu komponenti, mis üksteisega kokku kõlksuvad, et asi saaks toimima. Ka Kremli ööbikud oli omamoodi natukene teise kandi pealt, aga samuti selline minule väga hingeminev lavastus ja Saatuse heidikute kuu oli kunagi ja Kopsud ja mul on neid lavastusi, mis mulle väga olulised on väga palju. Seesama Anne lahkub Annelinnast samamoodi Tartu Uues teatris. Kas need kõik on nüüd olnud etendused, kus sa oled ise mänginud? Või, sa mõtled ka, kui sa küsid vaatajana? Ma küsin ka vaatajana. Kes kardab Virginia Woolfi Linnateatris, Jano teatris on kindlasti väga tugevad mälestused ja mulle on meeldinud alati McDonaghi lavastused, mida on tehtud Eestis päris palju. Kunagi oli Linnateatris, ma mäletan, Inismaani Igerik ja Inismoori leitnant Draamateatris ja Mägede ilutus kuninganna Vanemuises, mis mulle, need on kõik sellised ikkagi psühholoogilised draamad ja lihtsalt McDonagh on geenius ja üldse McDonaghi 3 reklaamitahvlit linnas. Martin McDonaghi film, eks ole, ja tema lugu, et on jälle üks minu lemmikfilme ja ka selline psühholoogiline, väga kriipiv, väga karm, aga samas ka naljakas, et kui lugu on kohutavalt kurb ja kohutavalt naljakas ühtaegu, siis ikka see klassikaline kooslus toimib minu jaoks kõige paremini. Siit loogiline järgmine küsimus, kas sa Rannamaja ka vaatad? Ikka. Mis sa Rannamajast arvad? Ma vaatan. Ma olen seda näinud küll, aga ma ei ole seda ikkagi suutnud väga vaadata. Et on mingid asjad, mis on piisavalt halvad, et olla naljakad. Ja on mingid asjad, mis on halvad, aga ei ole naljakad. See on tegelikult konksuga küsimus, sellepärast, et mind huvitab rohkem see, et ma olen jälginud viimase nüüd, ongi vist 10 aasta jooksul Eestisse tekkinud see nii-öelda tõsielu saate formaat, mis ilmselgelt inimestele meelelahutust pakub. Kuidas seda meelelahutust täpselt nimetada on keeruline, aga see on kindlasti, eks ole, väga teistsugune, kui on nüüd teatris käik või on ka filmi vaatamine ja paljud muud asjad. Kas sul on mingisuguseid mõtteid selle kohta, et kust selline nii-öelda meelelahutuse vorm nii-öelda ühiskonda pääseb ja mis see on, mis ta inimestele pakub? Mulle tundub, et meile pakub kõige rohkem pinget selle, miks nad on nii populaarsed, miks nad nii palju kõlapinda tekitavad, on see, et meile meeldib teiste üle naerda. Lihtsalt selle mõttes, et ennast tunda paremini. Minu meelest, et see on nagu põhiskeem psühholoogilises mõttes, mis meid nii väga võlub, ütleme, Rannamajas. Et meile meeldib vaadata ja neid parastada ja küll nad on rumalad ja küll nad on nõmedad ja seega ma tunnen ennast paremini. Ma olen palju parem kui nemad. Issand, mis nad ronisid sinna saatesse, küll see on lollakas ja see on paks ja see on kole ja see on üldse üks kõige primitiivsemaid purskeid toimub inimesega minu meelest seda vaadates. See on see efekt, mida ta ilmselt saavutab ja miks ta on niivõrd populaarne. Ütleme, Rannamaja, ükskõik milline teine tõsielu saatevorm.
Üks mõte, mis mul on viimased paar aastat peas olnud ja ma võin kohe öelda, ma olen päris uhke selle mõtte üle, aga ma arvan, et ega ma pole esimene, kes seda mõelnud on see, et minul endal põhimõtteliselt ei ole elu sees telekat olnud ja sellised asjad nagu on Rannamaja ja Proovi abielud ja kõik sellised need tõsielusaated, minuni nad on siis jõudnud läbi selle, et minu armsad sõbrad siis näiteks pidude käigus või millalgi väga-väga tahavad mulle näidata seda, et sa pead vaatama seda, kui idiootne see asi on. Ja see on see nii-öelda kontekst, kus ma olen neid tarbinud ja mõte, mis mulle tekkis pähe üsna ruttu, oli see, et see on põhimõtteliselt nagu tänapäevane veresport. Et see on sama asi, mis toimus vanas Roomas gladiaatorite areenil, eks ole, kus gladiaatoritele valiti siis mingisuguseid erinevaid karakterid, eks ole, keda nad seal paar nädalat, eks ole, torgivad ja sorgivad ja nüpeldavad, eks ole, kogu rahvas saab naerda, mingisugused karakterid neile meeldivad, mingisugused mitte ja siis paar nädalat või paar kuud nendega seal solgutatakse ja siis nad tapetakse, eks ole, kõikides ära. Ja täpselt samamoodi see meil lihtsalt see ei ole, eks ole, nii verine, meil on see tehtud selles mõttes humaansemaks, aga see sama asi, millest sa rääkisid, et kuidas on, vaata, kui loll tema on ja vaata, milline tema on ja miks ta ronis sinna, tunda ennast hästi palju paremini, aga see nagu on täpselt analoogne sellele, mida nii-öelda vanasti tehti. Ja see on nii-öelda meie versioon sellest, et mina tihtipeale ka tunnen, sest mul tekib väga kergesti, tekib see selline kurbuse või siukene, et see ei ole täiesti nagu puhas lõbu, eks ole, mis sealt tunneb, kui sa seda aru, see on midagi räpast, eks ole, et sa naerad teise inimese üle ikkagi konkreetselt. Ja see tekitab selle tunde, et vaesed inimesed, see tekitab hästi tugevalt selle tunde, et ega mina ju, kes ma siin gladiaatori areeni kõrval olen ja näpuga näitan ja naeran, kui verd pritsib, et ma ei ole ju nüüd kuidagi parem sellest inimesest, kes seal kannatab ja see esimene nii-öelda samm, mis tekib, on see nii-öelda kaastunne ja kahju ja et natukene nii-öelda totakas olukord või nii, et enda sõpru, eks ole, ei tahaks sinna saata, ise ka ei tahaks seal olla, oma nagu sugulasi üldse ei tahaks sellises kohas näha, aga siis teisalt tekkiski see mõte, et selles mõttes on see valik ju ikkagi parem, et kui sa lähed telekasse ja sinu üle naerdakse ja võib-olla sinust tekib väikene naljanumber, et see on nagu ikkagi parem kui see, et sind nagu teiste inimeste silma all nagu mõõgaga, eks ole, maha lüüakse. See on tõesti parem. Et ajalooliselt on nagu, ei ole nagu nii kehva, sest see, mis tihtipeale toimub, on see, et vähemalt nii palju kui meedias on näha, et need inimesed tihti kui nad on nii-öelda aru saanud, missuguse sämbritse nad on astunud, ega nad väga rõõmsad selle üle ei ole ja nad tunnevad ka seda, et tehakse, eks ole, liiga ja satuvadki sellisteks naerualusteks, eks ole, et kui kellegi teise üle ei ole naerda, siis saab alati nende peale näpuga näidata ja see tegelikult mõjub kindlasti, see tuntuse ja kuulsuse iha on ikkagi väga paljudel väga suur tung, väga tugev tung, paistab nii, eks ju, sest et ikka jälle üritatakse sinna televiisorisse saada ja seda kuulsaks saada ja siis saadakse ka, aga see mõjub tihtipeale nende psüühikale üsna rängalt, sest et nad ei tule sellega toime. See on selline umbmäärane naad, see on üldistus ja mõni tuleb paremini, mõni tuleb kehvemini, aga need, kes tulevad kehvemini, sest et see ka kuulsus, nagu sa ütlesid, et lõpuks 2 nädala pärast on tegelikult see unustatud ja see käib väga kähku. Ja nad ei tule selle peale, nad ei oska sellega arvestada ja siis on selline tühimik. Et see on selline psühholoogiline kõver, mis võib päris rängalt mõjuda, kui sa ei oska ennast kaitsta selle eest ja see sama asi, et nad tegelikult paljud ilmselt, kes sellisesse saatesse lähevad, ei oska ette kujutada, mida see endaga kaasa toob just nimelt selle koha pealt, kui võikalt ja rängalt ja rõvedalt nendega käitutakse, sest et nad on just needsamad gladiaatorid ja nende peale võib sülitada ja neid võib kividega loopida nii palju, kui süda kutsub. Ja mul on selline tunne, et näitlejatega ja muude loomeinimestega on selles mõttes teistmoodi, et inimesed alati unustavad ära su kõige kehvemat tööd. Kui sa oled kunagi ka eriti kehvas tükis, mängid eriti sitas filmis või teed mingisugust nagu pläusti, siis inimestele ei jää see meelde, inimestele jääb meelde see asi, kus sa olid nagu, seal sa mängisid hästi, see oli naljakas, see oli vinge ja tänava peal, eks ole, pigem ikka ma eeldan, et ollakse positiivsed. Aga kui sa oled nüüd tõsielustаар, siis see on vastupidine, et sind kõigepealt sa teed nii maha ennast terve mingisuguse riigi rahva ees ja siis sa pärast proovid seal turkast hakata välja ronima, et ei, mul on nüüd oma mingisugune, ma ei tea, meigi brändi oma see saade ja teine, aga inimestele jääb meelde ainult see asi, kuidas endal püksid maha tõmbasid, eks ole, ja tänavale sittusid. Eks ta on.
kus ma tahtsin sellega välja jõuda, oli see, et kui palju oled sina, eriti ma eeldan just tujuriku aegadel, aga võib-olla on ka teatrielus olnud seda, et pidanud taluma inimeste kriitikat? Oi, väga palju. Oi. Kohe väga palju ja see ei näita mingisuguseid vaibumise märke. No mis puudutab seda kommentaariumit, ma isegi ei viitsi sellel teemal rääkida, seda on leierdatud nii palju, et igasugused kõik, anonüümsed kommentaarid, see on nii leierdatud teema, paistab, et sellel ei ole mingisugust retsepti, mis seda leevendaks või raviks või paremaks teeks. Seal on mingid teised hoovad, mis peavad paremini toimima, et inimesed oleksid natukene vaimselt tervemad ja mitte nii hirmust tigedad. Ehk siis kommentaariumid on ikkagi selline puhas 100% sõimu ja peksu koht ja seda ma olen saanud oma elus oi kui palju. Aga ma mõtlengi, et sest see, mis mind vist huvitab, on see, et mis on need asjad, mis inimeste sinna närvide pihta lähevad, et mille eest nad tunnevad, et neil on õigus öelda, et kuskilt mindi üle piiri. Võib-olla see üle piiri minemise koht ongi see, mis mind kõige rohkem... Sa mõtled seda, et inimeste jaoks olen ma läinud kuskil millegagi üle piiri? Ja. Kindlasti tujurikkujas iga aasta 1. jaanuar oli see koht, kus siis meid turm tuli. Algas, oli see siis küüditamise sketš, oli see Estonia sketš, oli see pedofiilia sketš või miski muu. Alati me saime vastu päid jalgu, nii et seda nägu. Aga seal oli alati ka teine pool, muidugi. See oligi selline emotsionaalne tohuvabohu. Aga seal on veel mingisuguseid asju, et ma kunagi ütlesin ühes saates, siis kui algas meil selline see pagulaste teema poolt ja vastu. Seal oli mõned aastad, sellest on mõned aastad möödas ja saatejuht Roald Johanson küsis mu käest küsimuse, mida ma sellest arvan ja vahetult enne seda oli olnud vist Toompeal siis miiting, kus olid selliste plakatitega inimesed nagu kui on must, näita ust ja nii edasi. Ja siis ma vastasin sellele küsimusele, et mul on häbi eestlaste pärast. Pidades silmas neid eestlasi, kes lähevad sinna Toompeale selliste plakatitega, aga ma sõnastasin ennast kohmakalt. Ja niimoodi see läkski ja see kannab mind tegelikult siiamaani. Ma olen üritanud seda pärast siluda, et see on ilmselgelt ei mõelnud, mul on häbi eestlaste pärast, mis lause see üldse on, eks? Loomulikult mitte. Aga seda ei päästnud enam. Ehk siis see sama, millest sa enne ka rääkisid, et kui sa oled korra püksid maha tõmmanud ja seda on filmitud, siis sa sellest enam ei pääse tegelikult. Seega, ega ma sellest lausest silugu või vabandatagu nii palju, kui tahad hiljem. See lause on lendu lastud ja nii see on. Seda ei paranda. Miks see nii on, ma ei tea. Et siis on just kui kurtidele kõrvadele kõik see seletus, mida ma täpselt siis silmas pidasin. Seda võib mitte öelda, sest teil ei ole mitte mingisugust kasu. Ehk siis on mingisugused sellised asjad minu elus, kus ma olen natukene komistanud, kohmakas olnud oma sõnastuses ja sellest ma enam ei pääse paistab, sest et ükskõik mis artikkel minust ilmub, ükskõik mis kontekstis, ükskõik millest räägitakse, kas või pardirallist muudes. Seesama häbenemise jutt tuleb selle kommentaarides tihtipeale ikka veel esile, kuigi sellest on mitu aastat möödas ja tegelikult ei oska keegi enam ilmselt näppu peale panna, millest isegi räägib, millest ta räägib. Et seega need niinimetatud üle piiri minekuid, mina isiklikult arvan, et ma ei ole teinud, aga eks inimestele valu läbi on teistsugune. Aga kuidas see mõjub selline asi? Kas see kindlasti, eks ole, inimeste närvikava on väga erinev ja ma eeldan, et sinul ja sinu kolleegidel, igaüks on, eks ole, omaette vikerkaar. Aga kuidas üldiselt selline asi mõjub? Kas see tekitab sellise tunde, sest mina olen ka pigem, eks ole, väga tugevalt musta huumoriga üles kasvanud. Kui keegi teeb nalja, siis kui on naljakas, on väga hästi ja kui proovib nalja teha ja ei ole naljakas, siis on lihtsalt see, et kahju, eks ole, et nali pekki läks. Aga ei ole seda, et tõmbame inimese võlla. Aga kuidas selle inimesena, kes on esineja, kelle pihta kogu see laviin tuleb, mõjub selline asi rusuvalt või on lihtsalt see, et tegime ju lihtsalt nalja ja on, mis on? Mõjub ikka rusuvalt, sest et me oleme kõik inimesed ja kui meile haiget tehakse, siis reeglina me ikkagi haiget saame ka. Eriti kui see on sihilik ja niimoodi ongi mõeldud. See niinimetatud paksu naha kasvamine, eks see ka aja jooksul toimub, muidugi. Nooremana oli seda raskem taluda, tänasel päeval mõnevõrra kergem, aga see oleneb ka ikkagi jälle sellest solvangust või
torkest endast, mille pihta see täpselt käib. Ja selle paksu naha kasvatamisega, mida ma olen ka varem öelnud, on ka see paradoksaalne asi, et kui näitleja ütleb, et teda üldse ei huvita või ei lähe korda see, mida temast arvatakse, mida tema töödest arvatakse. Ja see siis eeldabki seda niinimetatud paksu nahka, siis tegelikult on see ohumärk, ma arvan, näitlejale kui kunstnikule, sellepärast et siis sa ei ole kuigivõrd tundlik ja siis sa ei saa olla ka väga hea näitleja, kui sa oled väga paksu nahaga. Selles mõttes minu meelest on seal päris suur vastuolu. Seega sa siis tundlikkuse säilitamise nimel võtad seegi vastu need, mis võtta tuleb ja elad üle ja neelad alla ja lähed edasi. Aga vahetevahel on seda tõesti päris palju ja see väsitab väga. Jah, tõsi on see. Aga kuidas sa arvad, et me oleme sellisesse kohta jõudnud või kas me üldse oleme jõudnud sellisesse kohta, et kas inimeste tundlikkus on mingi asi, mis sa tunned, et on aastatega kasvanud, kui te alustasite, tegite tujurikkujad ka ikka ju päris mitu aastat, et kas see on mingisugune asi, mis on läinud nagu, kas inimesed on läinud ka tundlikumaks ja kui nad on läinud tundlikumaks, miks see niimoodi on ja lisaks ka see, et kust on sul mingisugune teooria või arvamus selle kohta, et miks inimesed otsustavad just sinna kohta oma selle viha välja valada? Et kui maailmas saab ju näidata asjade peale, mis päriselt, kus on probleeme, kus on inimesed päriselt füüsiliselt teevad kellelegi liiga. Et miks, et kas see on kerge, on lihtsalt viriseda komöödia kallal, kas on kerge lihtsalt näidata näpuga näitleja peale, öelda, et ta tegi pahasti või et kust see nagu see mentaliteet? Ma ei tea, selle jaoks on kindlasti sotsioloogilisi uurimusi, miks selline kõver, miks see sinna poole on kiskunud, kuhu ta kiskunud on. Ma olen üsnagi tugevalt arvamusel, et me ei saaks teha mingisuguseid sketše tänasel päeval, mida me tegime siis 10 aastat tagasi, kui tujurikkuja algas. Sest inimeste süütenöör on küll oluliselt lühem. See plahvatus käib niimoodi, et kogu mõistuslikkus kaob järsku. Kui see vihapurse tekib, inimesed on palju närvilisemad, kohutavalt palju närvilisemad. Ja meile tundus juba 10 aastat tagasi, et inimesed on liiga närvilised. Aga võrreldes tänase praeguse olukorraga ja praeguse ajaga, siis see oli ikkagi lapse mäng, mulle tundub. Ma ei oska öelda, miks see niimoodi on, aga see ei ole ainult suunatud näitlejatele või nendele, kes ütleme kloonile, nii nagu kui kloon ei meeldinud, siis teda looviti tomatiga, eks. Asi pole selles, ma vaatasin eile ühte saadet, seda essesaadet, kus naljaviluksev oli väga lõbus, samas kurbnaljakas vaatamine, kuidas Arkadi Popov ja Irja Lutsar lugesid ette enda kohta käivaid kommentaare. See oli väga lõbus. Nad ise muidugi naersid, sest nad on imelised ja intelligentsed inimesed. aga tegelikult mis olukord? Lihtsalt sellepärast, et näidata selle olukorra absurdsust, eks ole. Arkadi Popov ja Irja Lutsar, kes saavad neid selliseid kohutavalt karjuvalt agressiivseid ja verbaalseid rünnakuid igapäevaselt kaugelt rohkem kui mina, kes peavad taluma palju hullemaid solvanguid kui mina. Et see on midagi täiesti niivõrd absurdset, et ma mõtlesin teel siia poole sellele ja eile õhtul mõtlesin ka, et kuidas see ikkagi niimoodi on, et ükski heategu ei jää karistamata ja kuidas Irja Lutsari aadressil üldse mingisugust viha saad tunda või kuidas see ikkagi niimoodi on. Mul ei mahu see pähe, ma ei oska seda mõtestada. Mul on seda väga raske mõtestada. Aga selles mõttes see jõudsid huvitavasse kohta, et see narr, eks ole, ka vanasti, kui ta kuningale ei meeldinud, siis kuningas lasi narril, eks ole, pea maha võtta. Et selles mõttes jällegi on ju ka näitlejana nüüd on ikkagi lihtsam, et saad küll selle interneti vihalaviini osaliseks, aga jällegi pea jääb vähemalt külge ja noh. Ja, tõenäoliselt ka tomatitega ei visata. Ma ei ole veel igal juhul kunagi tundnud seda. No need on nii kalliks läinud, kui sa vaatad, mis see kilo hind on, siis väga võimalik, et nad ja ega nad ei taha hästi tomatitega sisse lasta ka. See on see turvakontroll on hulluks läinud. See on raju. Ei tomateid, ei sööke, jooke, viina isegi ei võtta kaasa teatrisaali. Aga igal juhul, et see verbaalne rünnak tegelikult su vaimule mõjub ikkagi ka piisavalt rängalt, kui seda regulaarselt saada, kui need annused on ikkagi aina tugevamad ja aina tihedamad,
siis jah, ma olen sinuga nõus, et tomatiga vastu nägu saada on ilmselt ikkagi kehvem. Jah, tõepoolest. Isegi kui ta on orgaaniline ja isegi kui ta on täiesti ilma geneetiliselt muundamata, jah. See on teema, millest on tihtipeale keeruline rääkida, sellepärast et rahval on ka ja üsna õigustatud põhjusel on see, et miks saab mingisugune meelelahutaja või näitleja viriseda selle üle, et tal on liiga tehtud, et vaata, kui hea ja lihtne elu tal on, eks ole, tema lihtsalt käib ja teeb nalja ja joonistab endale vuntsid ette, paneb prillid pähe ja et mis see siis talle, eks ole, liiga teeb, kui me nüüd ütleme talle, et kuule, et see ei olnud päris nagu ei tulnud sulle hästi välja ja selles on, eks ole, omamoodi tõde olemas. Aga teiselt poolt on see, et mina ka oma elus enamus, et minu tutvusringkonna inimesed on mingit moodi meelelahutusega seotud ja kui ma vaatan inimesi, kes on just modellid ja kes on näitlejad, siis maailmas ei ole inimesi, kellele öeldakse rohkem ei, kellele öeldakse rohkem halvasti, kui need inimesed juba mitte ainult publiku poolt, vaid ka oma töö sees, eks ole, sulle öeldakse, et sa ei sobi selleks asjaks, su nägu ei sobi siin, sa oled liiga kõhna, sa oled liiga paks, sa oled selle jaoks liiga lühikene, sul on selle jaoks vale aktsent, mis iganes. Et see on ka mingisugune asi, mida ma tunnen, et enamused inimesed ei mõtle selle peale, et väga väheste inimeste psühholoogia on tegelikult ka nii tugev, et taluda igapäevaselt seda juba, see käib su tööga kaasas, et sulle öeldakse, et vabandust, selle tüki jaoks sa ei sobi, selle filmi jaoks ei sobi, selle reklaami jaoks ei sobi. Ei. Ja kuigi see on nagu, kuna see on meie poolt nii-öelda uhkeks tehtud, eks ole, see on mingisuguse üks aupaiste sees justkui, kui sa oled meelelahutaja, kui sa mingit moodi kunsti või meelelahutust teed, siis enamused inimesed ei mõtle selle peale, et kui ma võtaksin nüüd ükskõik, kas ma võtaksin ehitaja, ma võtaksin mingisuguse poetöötaja või ma võtaksin, ma ei tea, mingisuguse maalri ja tema peaks iga päev kuulma sama palju nii-öelda negatiivseid kommentaare iseenda kohta, nagu üks näitleja või modell iga päev peab kuulma, siis enamused inimesed tegelikult, ma arvan, sellega ju väga hästi nagu ei tuleks toime. Küllap see nii on, jah. Stressitaluvus peab olema päris kõrge ja ma olen iseennast vahetevahel üritanud analüüsida, et kui hästi ma sellega ikkagi hakkama saan ja muuseas vanemana, mida vanemaks saad, seda vähem seda talud kuidagi ikkagi. Hea küll, ma nüüd räägin nagu endale natukene vastu, et see teatav kogemus on ja ma ei võta kõik enam niivõrd hinge, aga ma lihtsalt väsin kiiremini, et ma ei jaksa ja ma ei taha, mul läheb tuju pahaks, kui ma jälle mingisuguse pasa sees olen. Aga see kõik on ikkagi jälle midagi sellist, mida ma olen nõus kõigele vaatamata taluma, sest et ma armastan oma tööd. Ma olen piisavalt edev, et seda nautida, seda aupaistet, nii nagu sa nimetasid, seda tuntust tegelikult ikkagi nautida suuremalt jaolt. Ja siis ma olen ka aru saanud, et see on paratamatus ja need plusspooled lihtsalt kaaluvad selle miinuse üles. Aga stressitaluvus peab olema tõepoolest kõrge, lihtsalt, et seda kriitikat taluda, nii nagu sa kirjeldasid, ja tegelikult ka lihtsalt igal õhtul lavale minna, sest et see närv on sees alati. Või siis juhtida saadet või otsesaadet või olla filmivõtetel kaamera ees õigel hetkel õige konditsiooniga ja väga keskendunud, et see nõuab stressitaluvust päris suurt. Arendatav ka, aga paljud artistid, paljud näitlejad tegelikult jätavad selle ametiga katki täpselt selle pärast, et nad lihtsalt ei taha seda enam, ei jaksa sellega toime tulla. Täiesti arusaadav ja mõistetav. Aga tõepoolest jah, kui sa sellisele inimesele, kes ei ole igapäevaselt kunagi midagi sellist pidanud tundma ja tal sellise koorma üheks päevaks või paariks päevaks õlule sead, siis ilmselt ta ei tule sellega toime, jah, see on küll tõsi. Kui sa oled vahepeal sattunud, ma ei tea, musta meele kätesse, kui on mingisugused asjad, mis on tekitanud elus masendust või on lihtsalt keerulisemad perioodid. Mis on mingisugused asjad, mis sa ise teed või on sul mingisugused viisid, kuidas sellest välja saada, mis sind nii-öelda inspireerib nendel hetkedel? Ma olen üsna ebaoriginaalne selles vastuses. Ma teen sporti. See on mind viimastel aastatel aidanud väga-väga palju. Ma olen seda varem ka vastanud sellele küsimusele niimoodi ja see on absoluutne tõde. Ma olen joonud ka väga palju ja see on ka aidanud niimoodi lühiajaliselt. Aga mis põhiline on see ikkagi, et mul on see õlg, mille najal nutta ja see on mu abikaasa, kes ikka veel jaksab. Aga neid hetki tuleb ikka ja tööalaselt ikka veel. Ja jällegi seesama,
kaks otsa on sellel asjal. Ühest küljest ma natukene saan pahaseks enda peale, et miks ma nii õudselt läbi elan jälle mingisugust vähemalt enda arvates ebaõnnestumist oma tööalaselt. Ja samas teisest küljest olen ma jälle rõõmus selle üle, et ma põen, sellepärast et see näitab, et see läheb mulle endiselt korda ja kui see läheb mulle endiselt korda, siis on põhjus seda tööd veel teha. Kui mul ei läheks korda ja mul täiesti külmaks jätaks see, et mul väga hästi välja ei tulnud ja ma ei saavutanud seda maksimaalset tulemust, mida ma olin lootnud ja tahtnud ja üritanud ja püüelnud, siis peaks pillid kotti panema, nii et see on selline kogu aeg käsi kullas, tagumik mullas olukord. Aga kas sa tunned, et pigem see laval olemine ja näitleja töö tegemine, et see pigem aitab sul olukordadega toime tulla või on pigem kogu nii-öelda mingisuguste nende murede ja hädade see koht, kust nad kõik sulle kaela lendavad? Ei, aitab küll, see on teraapiline. Laval olek on teraapiline. Ma olen ka seda jällegi varem öelnud ka ja oma rasketel hetkedel on laval olekust olnud minu jaoks väga palju kasu. Elad kellegi teise elu. Andrus Vaarik on öelnud seda, et näitlejad on tavaliselt sellised ujedad ja ebakindlad inimesed ja kui tal on see näitleja veri vemmeldab, siis laval me ei ole kõvad mehed, aga tegelikult elus me oleme natukene sellised tuul lükkab ümber ikkagi tihtipeale. Selles on mingi tõetera sees tõesti vahetevahel. Ja mis tähendab ka seda ühtlasi, et laval elades nii-öelda kellegi teise elu ja elades seda läbi ja kui sul see hästi välja tuleb, siis see mõjutab sind ka väga tugevalt, emotsionaalselt samuti ja see on seeläbi ka teraapiline. Kui palju sa igapäevaelus tarbid kunsti, olgu selleks raamatud, filmid, ülejäänud teater? Ikka tarbin kah, jah. Aga nii, nagu ma ütlesin sulle, et ma ei ole siin majas näitusel käinud, eks. Ja ma ei ole ka väga tihe teatris käia ausalt öeldes, sest et on pere ja on lapsed ja oma tegemised, et kui mul on ka vaba õhtu, nüüdseks on muidugi vaba aega küll ja veel, ainult et nüüd ei ole ka teatrit, mida vaadata. Siis ma tegelikult oma vaba õhtut ei pane selle alla, et ma lähen teatrisse näiteks üksinda või siis lähen kuskile näitusele selles mõttes, et kui issil on vaba õhtu, siis ta ikkagi on pigem kodus, sest et lapsed nõuavad oma ja peavadki nõudma. See on asja üks pool, aga filme ma vaatan küll ja seriaale, ühesõnaga, mis puudutab minu enda elukutset, sellega ma üritan ennast hoida ikkagi kursis ja õppida meistritelt. Vaatan filme, vaatan seriaale ja üritan professionaalse pilguga neid asju ka vaadata, kui mulle mõni näitleja väga meeldib, et mismoodi ta oma tööd teeb ja miks ta nii teeb ja kuidas ta niimoodi suudab ja et sellisest professionaalsest küljest ennast arendada justkui läbi kogemuse ja läbi vaatamise. Kui sa peaksid ütlema ja jällegi arvatavasti see on meelevaldne, aga vaadates lihtsalt oma kolleege, vaadates näitlejaid üldiselt, et siis nagu 10 palli süsteemis, et kus see keskmine näitleja see nii-öelda psühholoogilise tervise tase on, et kas ka enamasti ikkagi kipub niimoodi olema, nagu vanasti oli ja nagu inimeste nii-öelda meeles ikka on see, et näitlejad tihtipeale satuvad sinna pudeli otsa, satuvad igasugustesse pahedesse või kas see on mingisugune asi, mis võib-olla on kogu ühiskonna muutumisega muutunud, et on nii-öelda nagu inimesed, ma ei tea, mediteerivad ja triigivad pesu ja nii-öelda tunnevad ennast päevast päeva nagu tervemalt kui varem. Mulle tundub, et see on küll nii. Jällegi, see on jälle vastuoluline arvestades seda, millest me enne rääkisime, et ühiskond on justkui läinud palju närvilisemaks ja vaimselt palju haigemaks ja me teame seda, et depressioon on aina levinum haigus ühiskonnas. Enesetappude arv on meil ikkagi kolossaalselt kõrge. Alkoholism tegelikult vähenenud ka suurt ei ole. Alles ma kuulasin levila.ee-st alkoholilapsed ja siis Eero Epneri tekst, mida Sergo Vares luges selle, et see alkoholism tegelikult ei ole ka vähenenud küll, aga professionaalsuse tase näitlejate seas on kindlasti kõvasti tõusnud Eestis. See tähendab, et sellist tavapärast purjus peaga lavale töllerdamist ja kuidagi ära tegemist, mis oli 80-ndatel täiesti tavaline asi. Minu meelest kõik mehed jõid. Vähemalt minu sõbrad, kolleegid, kes on vanemad kui mina, on 60-sed, nad kõik jõid. Tõesti kõik.
aga viin oli palju odavam ka ju selles mõttes, jällegi viin on ka väga kalliks läinud. Selles oligi jälle nii tomatid kui viin, noh, ütle, mis sa ütled. Ühesõnaga, sellist asja tänapäeval ikkagi ei ole tõesti. Ikkagi väga harva kohtab purjus näitlejad laval. Aga nende vaimne tervis, meie vaimne tervis, kuidas kellelgi, me oleme ikka labiilsed, noh. Sellepärast me sinna pudelisse kukume ka, et me oleme labiilsed. Jälle, mida ma olen varem öelnud ja ma arvan, et selles on mingi tõetera sees, et kui minu onu ükskord küsis mu käest, et miks näitlejad joovad, siis ma ütlesin mõtlemata täiesti spontaanselt, et siis kui etendus hästi läheb, siis me joome rõõmust ja kui etendus tuksi läheb, siis me joome kurvastusest. Ja selles on see tõde, mulle tundub siiamaani, et seal on tõde sees, sest et see emotsionaalne skaala on niivõrd suur ja seda tuleb kuidagi tasandada. Nüüd ma teen sporti ja see on see minu päästerõngas selle juures, kuidas kellelgi. Aga pudel on selle jaoks väga lihtne viis, sest et ennast kuidagi tasakaalustama peab. Ja ka sellest ei piisa tihtipeale, sest et Eesti meesnäitlejate keskmine vanus ei ole väga, tähendab keskmine eluiga. Keskmine eluiga ei ole eriti kõrge. Kui me vaatame praegusel ajal, kes on vormis meesnäitlejaid 70 ja 80 aastaseid, Volli Käro, Peeter Jürgens, üle 70-seid on veel, aga üle 80-seid mehi ei olegi. Noh, see tähendab seda, et see vaimne tervis meie juures on ikkagi miski, mis saab päris kõvasti lõhutud. Aga nüüd viimase aasta jooksul ja nüüd eriti viimaste kuude jooksul ka, kui eks ole, teatrid on järjest kõik kinni pandud, ma ei tea, kui palju proove lubatakse, ei lubata teha, ma tean, mul mõned sõbrad eelmine aasta samal ajal tegid läbi Zoomi teatriproove, mis mulle tundub, et näitlejale võib-olla ei ole kõige rõõmsam asi, mida teha. Ega ta ei ole, jah. Aga et kui selline olukord nüüd pikalt edasi kestaks või sa aasta aega ei lubagi näitlejaid näitlema, siis mis võib kaasa tuua? Just, mis see olukord on? Sellel on juba, ma arvan, sügavamad tagajärjed, jah. Sest et me juba tegelikult ikkagi praegu kõik, me tuleme toime, saame hakkama ja küll mõni paremini, mõni kehvemini, aga kui see tõesti veel pikalt edasi kestab, siis esiteks me peame midagi muud välja mõtlema, me peame mingit muud tööd hakkama tegema. Me ei oska ka ju tavaliselt, mina küll ei oska, ma olen ikka kuldsetest kätest on asi ikkagi kohutavalt kaugel, valgusaastate kaugusel. Punased tossud on, aga kuldseid käsi. Täiesti. Saapad on nii punased, et enam punasemaid pole, aga käed on nagu süldid. Noh, igal juhul vaimsele tervisele see mõjub ilmselt üsna laastavalt küll, kui see niimoodi peaks jätkuma. Aga ma olen õppinud selle aasta jooksul ka, et ei ole mõtet neid homseid plaane teha. Ei ole mõtet ka kuu aja peale plaane teha, sest need tõenäoliselt lendavad uppi. Go with the flow ja nii ma üritan siin purjetada. Häda pole mul praegu veel midagi, mul on ka piisavalt palju kogemusi elus olnud, mis mind aitavad sellistest asjadest üle, nagu on praegune olukord, et minuga vast hullu midagi ei juhtu. Kui mõni kolleeg tuleb küsima, kui keegi kolleeg hädas on või annad, ma ei tea, nooremale näitlejale nõu mingite asjadega, mis need jällegi, kas selliseid asju üldse tuleb ette ja teiseks, kui tuleb ette, siis mismoodi sa, kuidas sa ütled noorele kolleegile, kui tal on see, et kuule, tõesti nagu närv on must, masendus on sees, ei oska enam midagi teha ja äkki poole aasta pärast saab laval, aga ei tea ka. Mis puudutab sellist tööalaselt, ei ole sellist hädas oli, et ma veel kohanud, küll elulises mõttes küll on ikka küsitud nõu minult nüüdseks juba nagu vanemalt kolleegilt. Ütle 20. aastates näitlejaid on minu sõpru küll. Väga toredaid sõpru on mul selles vanuses ja ikkagi nad küsivad vahetevahel nõu milleski, mida nende elukogemus lihtsalt ei võimalda teada. Siis ma jõudumööda ja üritades olla võimalikult efektiivne selles, üritan neid aidata. Ja tööalaselt samuti on siiski üks sõber, kellele nüüd tükk aega selle hooajal ei olnud tööd erinevate rumalate kokkusattumuste tõttu, aga nüüd ta sai.
just nüüd alles, see on selles mõttes õigel ajal küsitud küsimus, et tegelikult selline sündmus tõesti leidis aset, et alles paar päeva tagasi ma sain teada, et nüüd, kui kõik läheb hästi, loomulikult, et kuskil sügisel siis ta hakkab lavastama ja ta oli seda rõõmsam, kuivõrd oli ta olnud võrdlemisi masendunud seal mõnede eelnevatel kuudel. Seega, mis psühholoog mina olen? Ma üritan aidata nii palju, kui ma oskan, aga eks inimene on selline loom, et ta ikkagi piisavalt ebaintelligentne loom, et ta kõige paremini õpib ikkagi oma ämbrisse astumistest ja oma ebaõnnestumistest. See asi, millega ma vist mille ümber ma keerlen nende küsimustega, on see, et asi, mis on mulle pakkunud nii-öelda palju mõtteainet ja võib-olla ka muret tekitanud, kuigi ma ei tea, kas see lõppude lõpuks on mure või mitte, on see, et kuna näitlejad ja ka muud kunstiinimesed, kes ka ei saa, eks ole, oma tegemisi niimoodi teha nagu varem. Kui sa võtad piisavalt pikaks ajaks ära neilt, eks ole, selle esinemise võimaluse ja kuna nad on nagunii keskmisest värvikamad inimesed, sellepärast nad on kunstnikeks saanud, sellepärast nad on näitlejateks saanud, siis mis ma arvan, et mis võib juhtuda, on see, et kui sa piisavalt pikka aega ei lase neil oma loometööd teha, siis üks asi, mis võib juhtuda, on jah, see, eks ole, et see kõik läheb nii-öelda sissepoole ja allapoole, pudel või mingisugused muud abivahendid, eks ole, mis aitavad siis mustas augus olla. Aga teine asi, mis ma arvan, mis võib hakata juhtuma, on see, et hakatakse väga palju mässumeelset kunsti looma. Eks ole. Aga võimalik ja võib-olla tuleb just läbi sellise olukorra, tuleb see sinu kaua oodatud uus grupp, kes teeb midagi sarnast nagu Kreisiraadio Tujuriku või kas just sarnast või midagi erinevat, aga läbi häda sünnivad mingisugused võimsad pursked, eks ole. Nii nagu ütles Eino Baskin, et nõukaajal oli hea nalja teha, sellepärast, et siis oli kogu aeg millegi vastu. No just täpselt ja see on asi, mis mul on tekkinud see tunne viimaste aastate jooksul ja viimase aasta jooksul eriti on see, et nalja väärtus on nali kui valuuta on läinud palju kallimaks. Sellepärast jällegi inimesed on nii tundlikud ja selle jaoks, et nalja teha, sa pead selle väga hästi nii-öelda läbi mõtlema, et ta jõuaks nendest inimese nii-öelda kaitsekihtidest läbi, et sellel oleks see nagu pauk, eks ole, sees ja lisaks, kui me ajaloost vaatame seda, et mis hetkedel on tegelikult nii-öelda kõige võib-olla niisugusem uhkem ja ühiskonda liitvam ja kaua kestvam kunst, nali, olgu need raamatud, teatritööd, maalitööd, mis iganes, mis hetkedel need on tekkinud selle ikkagi selle suure musta masenduse sees, olgu need siis maailmasõjad või ongi katkud, mis iganes muud asjad, mida nii-öelda inimesed on läbi käinud. Sest see ongi ühelt poolt on väga kurb, eks ole, okei, teatrisse ei saa, esinema ei saa, midagi teha ei saa, aga mingisugusel hetkel, kui see su kunstniku inimese see, eks ole, kasvab, siis see kuskilt peab, eks ole, välja purskama. Äkki on nii? Tahaks loota, et miskigi selles olukorras on tagantjärele hinnates kunagi midagi väärtuslikku. Ma usun, et on. Ma tahaks ka loota, et midagi sellist sünnib. Meil on aeg läinud nii uskumatult kiiresti, et meil on 5 minutit veel aega. Ma küsin sult paar kiiremat küsimust ka. Väga kiiresti ei pea vastama, aga mis on sinu jaoks olnud viimase aasta jooksul midagi, mis on sind inspireerinud? Peale Irja Lutsari. Aga Irja Lutsar on ka, muidugi. Arkadi Popov ka. Ma küsin teise küsimuse vahele, sa võid lasta pea tagaotsas seda mõelda selle peale. Kas on midagi olulist, mille üle sa oled kas viimase aasta või viimaste aastate jooksul oma meelt oluliselt muutnud? Ja, see on küll küsimus, millega ma ilmselt ennast tegelikult pidevalt piiname või vähemalt, mida me oma peas mõlgutame suurema või väiksema ringiga tagasi tulles. Ma 40 eluaasta juures vist paistab olevat see verstapost, kus sa hakkad ennast veel kaugelt adekvaatsemalt hindama, kui sa tegid seda 30-ndates, rääkimata 20-ndatest eluaastatest, kui ego veel prevaleeris ja kõik muu oli taustal. 40 eluaastal hakkavad need asjad muutuma ja sa hakkad adekvaatsemalt hindama nii ennast kui ümbrust. Ühesõnaga, mida ma aina rohkem teen, ma ei ole oma suu kinni. Seega ja ei arva ja aina vähem üritan arvata millestki midagi, kellestki kedagi, sest see on väga libe jää, sellel harva on tõepõhi all ja mul on
kuidagi mingisugune selline muster, mida ma olen tabanud oma elus, et nii kui sa, Märt, midagi väga põhjapanevat elu kohta arvad, et voh, näe, vaat, nüüd ma olen kogenud seda, et need asjad vist on nii. Vaat see käib elus nii. Nii kui sa selle mõtte ära mõtled, kohe sa saad karistada. Et mõtle veel, Märt, mõtle veel. Et neid on aina tulnud minu elu jooksul ja nüüdseks ma üritan alati üritan esialgu olla vait, enne kui midagi kohe kõva häälega arvata. Et neid asju meelt muutnud, miks inimesed midagi teevad. Noh, näiteks see autorongkäik, mida ma sealt vaatasin sealt aknast, siis veel 10 aastat tagasi ma oleksin rusikat akna lahti teinud ja karjunud midagi äkki. Et sul on häbi eest. Jah, täpselt nii. Midagi sellist, jah. See on selles mõttes väga tore vastus, et see on ma tunnen, et terve mu viimane aasta on ainult selle sama asja õppimisele kulunud. Et kohe, kui ma mõtlen, et jube, vot see on see koht nüüd, kus ma alles ütlen, siis kohe, kui ma olen ära öelnud, siis ma saan aru, et pagan tegelikult oleks võinud suu kinni hoida. Aga seda on pagana keeruline õppida. On. See võtab jube palju aega, sest nagu me ütlesime, ma ütlesin enne ka, et ega me ei ole väga intelligentne riik minu meelest. Me õpime kohutavalt kaua. Üks ja sama õppetund antakse vahetevahel 10 korda enne, kui ära õpid. Nii et... Prantslastel on see ilus ütlus, et kõike mõista tähendab kõike andestada. Et enamasti on see, et kui me kedagi vaatame ja mõtleme, et pagan, sa oled nii loll ja kuidas sa saad niimoodi käituda, siis see tegelikult tähendab, et me ei ole piisavalt mitu sammu tagasi, eks ole mõelnud, et mis selle käitumise taga täpselt on. Ütle mulle, mismoodi inspireerida teadlikumat maailma? Mismoodi inspireerida teadlikumalt? Teadlikumat maailma. Sa rahaks, ma ütlen ausalt, ma ei saa isegi küsimusest aru. See on silt, mis on meil, see on põhimõtteliselt nagu fotograafiska, see on idee, millega meie see kogu asutus on loodud. See on meil piletimüügi kohal ja see on inspireerides teadlikumat maailma. Ja kui vennad Jan ja Peer Broman, kui nad fotograafika kunagi 10 aastat tagasi lõid, siis see oli nii-öelda üks juhtmõte, et mida sellega teha. Nii et kui vaadata näiteks meie näitusi, siis need kõik on proovitud kuidagi moodi selle mõttega teha, et mingit moodi inspireerida teadlikumat maailma, näidata mingisuguseid uusi suundi ja nii-öelda lasta inimestel maailma rohkem paremini tunda. Ja see sama asi näiteks, mis sa just enne mainisid selle kohta, et suud kinni hoida ja rohkem mõelda, vähem öelda, on ka osaliselt midagi sellist. Et see küsimus oleks midagi sellist, et kas oskad öelda, kuidas saaks inspireerida teadlikumat maailma? Midagi tehes, midagi öeldes, kuidagi vaikides? No praegusel ajal ikkagi see kõige klassikalisem mulle tundub, et mõista, mitte hukka mõista. See on niivõrd klassikaline kulunud fraas iseenesest, aga minu hea sõber, psühholoog Urve Uusberg, seda tuletab mulle alati meelde, kui ma natukene muutun kuskil Facebookis või mingisugune kirjutis on, mis talle tundub natuke agressiivse alatooniga, siis ta vahetevahel helistab mulle või kirjutab. Märt, mis sa tahtsid öelda sellega? Mõtle alati. Ikkagi tegelikult see sama teema. Ma arvan, et see on kõige aktuaalsem, see on kõige vajalikum. Ehk siis mõista, mitte hukka mõista ja näha head, isegi kui seda alguses üldse näha pole. No, seda on kohutavalt raske teha vahetevahel ja igapäevaelus see läheb nii meelest ära, aga sinna poole püüelda. No, ütleme nii, see on mu vastus. Ja kui ükski nendest asjadest välja ei tule, siis saab alati eestlaste pärast häbi tunda. Absoluutselt. Märt Avandi, suur aitäh sulle saatesse. Ja, aitäh kutsumast.